Hei ja kuulge, ma ei ole enam ammu teinud sellist videot ja ma mõtlesin, et see on nagu mulle endale niisugune hea väikene analüüs ja see on võib-olla ka sulle hea väikene analüüs. Mis sa arvad? Nii, meil on siin üks olend, on ju, kellel on siis olemas ema roll. Tal on ema roll, siis tal on naise roll. Ja need teised rollid mind hetkel siin ei huvita, aga siis ta on ka minana siin olemas. Ehk päris mina ise, kes siis võtab erinevaid rolle sisse, on ju. Nüüd me oleme jõudnud sellisesse maailma, kus infot on hästi palju ja kui infot on hästi palju, siis on ka segadust hästi palju. Ja esimene segadus ongi siis see, et kõik need rollid on sassis ja see mina on siit täiesti ära unustatud. Nüüd teadlikuma ema klubi esimene eesmärk minu jaoks on siis see, et aidata saada aru rollidest ja sellest minast siin. Mina jaoks on meil olemas lausa tehnika, mis siis aitab jõuda sul rollide taha, et üldse saada aru, mis rolle ma võtan, miks ma neid rolle võtan, kuidas ma neid rolle kasutan ja saada aru, et igal rollil on omad mõtted, omad tunded, omad soovid, omad tahtmised, omad unistused, omad nõudmised, omad piirid ja omad kohustused. Ja kui meil on rollid kõik omavahel sassis, kui me oleme iseennast ära unustanud ehk mina olen ära unustanud, siis ongi üks Kört-Pärtli särk ja minu ülesanne siis on aidata läbi erinevate postituste, videode, tehnikate, saada siis aru sellest, et okei, ma proovin praegu läbi ema rolli suhelda oma mehega, ma proovin praegu oma naise unistusi rahuldada nii-öelda läbi ema rolli, ehk see on esimene valupunkt. Enese unustamine on teine valupunkt ehk ma unustan iseennast ära, siis ma võtan sisse suvalisi rolle, mis flikerdavad, et kord olen üks, kord olen teine, siis ma ei saa seda, mida ma soovin, mu unistused ei täitu, mu piirid ei pea ja ma upun erinevatesse kohustustesse, kuigi tegelikult ema rollis võib-olla kannad ka teiste rollide kohustusi. Põhirõhk muidugi saab meil olema siin sellel ja sellel. Ja mingi osa me puudutame ka seda, sest me ei saa üle ega ümber sellest, et me oleme naised, on ju. Ja oluline minu jaoks on siis, et inimene õpiks tundma enda tundekeha. Ta saaks aru, miks, mis ja kuidas. Ja õpiks tundma oma mõttekeha ja õpiks vaatama, kuidas need teevad kokku terviku. Nüüd teine väga oluline asi minu jaoks isiklikult on see, et nüüd okei, siin on siis mina, kes on võtnud sisse ema rolli. Ja nüüd ma saan aru, et siin on hetk. Ma saan aru oma lastest. Ma võib-olla saan aru ka oma abikaasast, see on nüüd kõige tumedam nurk üldse terves maailmas, vähemasti minu jaoks endiselt. Ja ma saan aru, mida see hetk vajab, miks see nii on ja mis siin toimub. Vot selles osas ma tahaksin väga tugevalt tulla appi, sest seda ma olen väga pikalt uurinud. Ja minu jaoks on siin märksõna protsess. Mis protsess siin toimub, kuidas mina seda mõjutada saan, kas mina pean seda mõjutama, mis teadmist siin vaja on, mis suunda me siin võtta tahame. Ehk minu ülesanne teie elus on aeglustada teie igapäevaelu, aeglustada, tuua välja oluline. Aeglustada, tuua välja oluline, mis veel, selgust luua ja anda tööriistu. Ja samal ajal, kui siis sina selle segadusega tegeled ja selle segadusega tegeled,
saad sa minu käest alati küsida. Vot see on minu jaoks teadlikuma ema klubi. Ja septembri alguses ma panen välja väga head sihukese aastapileti ehk 12 kuud korda 25. Ja sellest saab ka boonusesse. Ja teen esmakordselt sellise pakkumise. Aga see on minu jaoks teadlikuma ema klubi. Aeglustada, tuua välja oluline, selgus, anda tööriistu ja olla toeks. Ja kui sa tunned, et see sinusse panustab, siis ma olen sinu jaoks sinu kõrval. Ja ma olen nii südamega inimene, et kui ma ütlen, ma olen sinu kõrval, siis ma olen päriselt sinu kõrval. Pea meeles, sina, oota korraks. Nii ma tumedama kollase. Sina oled oluline. Sinu emadus on oluline. Nii. Ja see, mis sinu kodus toimub, on väga oluline. Ja mina olen sinu jaoks olemas.